Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Terminal. Oleme kaasaegsete energialahenduste teejuhiks, pakkudes kvaliteetseid kütuseid, elektriauto laadimisvõrgustikku ja kodulahendusi. Iga teekond on nauditav meie maitsva toidu ja kohviga. Terminal, meie perelt sinule. Tere kuulajad, Autotund on taas eetris, stuudios Tarmo Tähepõld Geenius uudisteportaalist ja küll on mul tulnud vabakutseline autožurnalist Tõnu Korrol. Ja Tõnu kutsusin stuudiosse, et käia üle eelmisel nädalal siis aset leidnud üldnimetusel Monterey Car Week, mille alla tegelikult kuulub hästi palju erinevaid sündmusi. Seal on näitus, seal on oksjonid, seal on erinevad esitlused, ühesõnaga ta ei ole nagu, eks ju, Goodwood Festival of Speed, mis toimub ühel alal, on ühe korraldaja all, millel on üks, eks ju, kodulehekülg, üks pilet, vaid ta on nagu, ongi nagu autonädal, mis katab ära päris suure maa-ala. Jah, pool Californiat. Mitte pool, aga päris suur osa. Ja lisaks on seal ka piletid on ka, et seal vist see Tequail, mis on nendest kõige peenem, kus siis kas Tequailile alla käib siis ka see Pebble Beach Concours? Ei ole, võt Pebble Beachi, ma vaatasin nädal enne oli piletid veel saada, piletid maksid €600. Ja vabandust, $600. Just, aga minust Quailile, kui ma olen siin neid podcaste kuulanud, seal võib jutt olla ka tuhandetest, aga võib-olla tähendab seda, et kui sügavale šampanja telkis ja siis mis piletiga pääsed. Ja oligi niimoodi, et siuksed piletid, mis olid 1000, 2000, 5000, et need olid ära ostetud, aga neid odavaid $600 piletid oli veel nädal enne saada, et see oli nagu huvitav. Võt, et teeme siis kokkuvõtte seal Tõnu jälgis oksjoneid, mis põnevaid uudismudeleid seal esitleti. Siis Tõnu on sõitnud siin vahepeal kahe väga ägeda retrosõidukiga, Citroen CX ja Lancia Fulvia. Aga saadet alustame mõnevõrra värske, halvas mõttes või pommuudisega, mis tuli pühapäeva õhtul ERR-i kaudu. Et huvitav, et ehk siis Eesti mootorispordimuuseum, MOMU, mis asub Turbas, Ellamaa vanas elektrijaamas, mis avati 7 aastat tagasi, paneb uksed kinni. Ja see tuli nagu, et MOMU ei ole saatnud vähemalt meile pressiteadet, et samas on see täiesti avalik info, töötajad on koondamisteated kätte saanud 31. augusti seisuga vist, see lõpeb, et päris ootamatu. See tuli jah, mulle ka tuli nagu isegi sulle, kes sa oled nagu sa ei ole isegi ringkondades kuulnud, et oi, et jama on ja ei tea, mis saab ja niimoodi. No ütleme nii ja naa, eks ole, et tegelikult kui nüüd alustada kuskilt kiirelt taustast, siis see, millise kirje ja entusiasmiga Arno Sillat seda muuseumit on siis alguses rajanud ja siis vedanud koos oma tiimiga. Et see on nagu imestamisväärne ja kiiduväärne, et olles ise ka saanud mõned korrad käia seal muuseumis niimoodi, et ta ise, Arno Sillat ise on olnud siis giidiks, et millise pühendumise ja fanatismiga ta räägib igast eksponaadist, see on vahva kogemus, eks ole. Just, ja see asi tundub, et on toiminud kenasti juba, nagu sa ütlesid, aastaid. Ja see on ju sellel tasemel, et see ei ole, kes ei ole käinud, te jõuate veel terve augustikuu käia ja nagu ka seal Arno Sillat ERR-il ütles, et neil nüüd sügisel on mitmed ajurünnakud plaanis, et nagu otseselt et mine tea, võib-olla õnnestub midagi päästa, võib-olla tuleb mingi hea mõte, aga igal juhul tasub augustikuus veel seal ära käia, aga et see ei ole mingi ka selline, et kellelgi oli siin paar, mis on VFDS laadat, eks ju, siis leidsime paar Estonia vormelit, panime need angaari välja, see on nagu väga kogu see ruum on tehtud korda. Ja seda käis avamas ju 2018, kes FIA toonane president Jean Dott käis seda avamas. Just nimelt, et see on ekspositsiooni mõttes erakordne, kes mäletab seda muuseumi võib-olla avamise ajast, et ei ole vahepealsetel aastatel käinud, siis nüüd tasuks ikkagi uuesti minna, sest et neid eksponaate on sinna tulnud kõvasti juurde, seal on ümber sätitud, seal on
seal on seda hoonet korrastatud, hoone ümbrust korrastatud, et ma olen ise seal ikka üritanud iga aasta käia vähemalt korra, et see on suurepärane koht, kus ütleme niimoodi, Eesti võidusõidu ajalugu elab. Et sellepärast ongi nagu šokeeriv, et see tohutu suur töö, mis on tehtud ja väga-väga mitmepalgeline kollektsioon, mis sinna kokku on toodud, kokku on saadud, et see nüüd siis, see leiab nüüd ootamatu lõpu, kõrvaltvaatajate jaoks ootamatu, eks ole. Just, et ma ei ole, võib-olla see ei olegi nii tähtis, aga ma saan aru, et paljud eksponaadid on sealt ikka nii-öelda kokku laenatud, ehk siis keegi on nende omanik, kes siis seal hoiab ja need ilmselt lähevad siis omanikule tagasi. Osad on ilmselt siis muuseumi enda omad ja kas siis neid hakatakse müüma, kas seal lihtsalt... No jah, selles mõttes asi vist on tõsine, et kuna see on niivõrd kuivõrd avalik, et müügiportaalides on näha, et mõned autod, mõned eksponaadid sealt siis on tegelikult ka avalikult müüa. Mis tähendab seda, siis ma mõtlen deponeeritud eksponaate, et selles mõttes see protsess vist on juba paraku nagu käima läinud, et vähemasti mingid eksponaadid sealt vähemaks jäävad, kas siis muuseum kunagi nagu taasavatakse või mitte. Et me võime siin ainult spekuleerida, Arno Sillat ise tõi välja muidugi selle, et kõik on ju maailmas muutunud, et nad elasid põhimõtteliselt üle selle, et nii Venemaa kui ka siis sama oli pandud, et Soome nii-öelda turismigrupid kadusid ära, Venemaa puhul me saame aru, miks nad ära kadusid, Soome puhul ma ei oskagi öelda, et kas siis kõik Soome nagu mootorispordi huvilised käisid siis juba ära, ja et valdavalt on tegemist ikkagi kohalikul publikul põhinev, et see on olnud nende viimase aja peamine külastaja, ikkagi kohalik inimene. Ja Sillat tõi siis välja, et lihtsalt kõik on nii kalliks läinud, maksutõusud, et inimesed lihtsalt enam ei jaksa muuseumit külastada. Ilmselt see on kindlasti üks suur põhjus, kuigi jällegi tehes siin reklaami siis Momule veel lahtioleku ajal, kui ma vaatasin pärast piletihindu, siis täiskasvanule oli pilet 15, lapsele 10 ja perepilet 30. Ma ei tea, mis see pere, eks nagu need tavalised perepiletid on. Kõige valguses, ei ole need ei ole sellist piletihinnad, mis nüüd nagu, kes käib siin suvel väljas söömas või kes midagigi tahab teha, siis see ei ole mingi selline summa, et Momu nüüd küsib. Ei olegi. Ja, see on tõesti lihtsalt naeruväärne, ma ei ütleks, ta ei ole naeruväärne piletihind, aga see on täiesti mõistlik. Ikkagi päris, ei saa ju tasuta sükst asja teha, sest et äkki peaks ikkagi kordama, et tegemist on eramuuseumiga, mis on puhtalt nagu ühe mehe entusiasmi peal püsti, et see ei ole nagu Eesti spordimuuseum, mis on, eks ole, Eesti valitsuse rahastada, Eesti riigi rahastada, see on Eesti mootorispordimuuseum, mis on siis millegi pärast, eks ole, nagu erahuvi, eks ole. See on nii värske uudis, me natukene võtame need üldse Eesti automuuseumid siin ka oma toimetuses lähema vaatluse alla, küsime erinevatelt omanikelt siis, mis saab. Aga kas sa tead, mina ei ole veel uurinud, et kas neil tõesti siis mitte mingit riigi või kohaliku omavalitsuse või mingit natukenegi toetust siis taga ei ole, et see on nagu... nii palju kui mina tean, siis nad on omavalitsuselt saanud... sel perioodil, kui oli tegemist muuseumi rajamisega, loomisega, aga et neil oleks jooksev mingi sissetulek omavalitsuselt või riigilt, siis mina ei ole sellest kuulnud. Okay. Aga natukene siin veel siis teoritiseerides, mina lihtsalt püüdsin nagu leida mingeid põhjusi ja tegelikult kõik automuuseumid ja kollektsioonid, mis on avatud, mida me teame, veidral kombel ei asu ükski neist Tallinnas. Et mis selle põhjus võib olla, et kas see on lihtsalt, et selleks, et korraliku autokollektsiooni näidata, sul on vaja lihtsalt nii palju ruutmeetreid ja mitte keegi Tallinnas ei jõua nagu ehitada korralikku automuuseumit ja maksta seda Tallinna ruutmeetri hinda. Ja see on ilmselt üks väga suur probleem. Kui me räägime välisturistist, kes tuleb peamiselt Tallinnasse, kellel ongi siis, et nagu sa ise käid ju tegelikult, kuskil teedki tihti seda nii-öelda city hoppingut, sa oled paariks päevaks, võib-olla sa oledki võtnud omale plaani, ma ei tea, Helsingi, Tallinn, Riia, igal pool paar päeva, sul on see, läheks kuhugi, sa oled autohuviline ja siis sa vaatad, jube kihvt mootorispordimuuseum, aga kuidas ma saan sinna?
aga oleks see kuskil asuks, eks ju, Tallinnas. Isegi motorspordimuuseumis see Turbasse saab väga mugavalt rongiga, eks ole, otse Balti jaamast. Aga ma saan aru, millest sa räägid, et jah, et Vilniuses on linnas automuuseum, Riias on linnas automuuseum, Helsingis näiteks ei ole, eks. Aga Tallinnas oli ju automuuseum, tänaseks see automuuseum asub Halingas, Pärnu külje all, et see Halinga muuseum alustas Tallinna automuuseumina asukohaga Loomaia lähedal. See kõrval see punane... No seal, kus seal on ka, eks ole, hobuste manees et aga mingitel põhjustel see muuseum oli seal 2 aastat ja siis kolis ära Halingasse. Sina oled Laitses töötanud sellel ajal, kui Laitse automaja avati. Kas teile sattus sellist turisti, kes tuligi lihtsalt Tallinnast, kas võttis rendika, võttis takso, tulid mingid turismigrupid, kelle kavasse oli pandud, lähme vaatame Laitse automaja kollektsiooni? Üksik turisti väga vähe, just nimelt oligi üksikud, aga mina tean rääkida COVID-i järgsest ajast, et COVID-i järgsel ajal turistigruppe ei tulnud enam, kuigi enne COVID-it olid nad käinud mitte siis ainult Helsingist, vaid ka Stockholmist ja isegi Norrast. Aga pärast seda COVID-it see äri nagu ei taastunud. Et ma tean, et turismikorraldajad on rääkinud, et Tallinna linnas on turism justkui taastunud, aga ütleme Harjumaa selliste asutuste puhul, siis millest me rääkisime, seda öelda ei saa, et ju see geograafia siis kuidagi pidi seal määrab. Ja teine asi on, sinuga eile natuke, vaielnud või arutlesime, et mina nimetaksin seda ikkagi väga spetsiifiliseks muuseumiks ja kui me räägime võib-olla siis turunduspoolest, et kuidas sa seda nagu reklaamid, et võib-olla see sõna, kuigi see vastab täiesti tõele, aga see mootorisport seal ees, nagu, et kui see oleks kuidagi, mul ei ole head varianti pakkuda, mis selle muuseumi nimi võiks olla, mis natukene nagu laiemalt, et mootorisport, okei, seal kiivrid ja ma ei tea, kombinatsioonid, mida on seal ka muidugi, aga et seal tegelikult see autokollektsioon ei ole, seal on päris ägedaid ka niisama autost või kuidagi kas kaudselt seotud või lihtsalt sinna muuseumi sattunud autosid. Aga see on nagu liiga spetsiifiline muuseum, et kõik Eesti inimesed, kes on mootorispordist huvitatud, on seal ära käinud. Võib-olla seda, ma ju viitasin, et tegelikult see ekspositsioon on seal ka muutunud, et tasub uuesti minna, aga teisalt spetsiifiline. Minu jaoks on spordimuuseumisse minek spetsiifiline või ma ei tea, mänguasja muuseumisse minek spetsiifiline. Vaata, mänguasja muuseumi ja ma tõin, Lotte ei ole võrreldav, sinna kasvab lihtsalt kogu aeg seda uut klienti iga aasta. Ei lihtsalt, et Momus on ju, seal on ju võidusõidu autod, seal on võidusõidu tsiklid, seal on võidusõidu paadid, seal on kiirendustüüpi autod, ralliautod, vormelautod, kartautod, väga suur osa, eks ole, kust kõik alguse saab. Pluss siis veel kõik see muu memorabiilia pool, eks ole, ja seal on võidusõitu teenindavad autod, mis on nagu kihtid ja seal on väga paljud autod, mitte ainult siis Eesti võistlejate autod, vaid mõned autod ka sellised, mis on siis Eesti autod ja mootorattad, mis on siis Eesti inseneride välja mõeldud ja tehtud. Et see on nagu igat pidi osa Eesti ajaloost, osa Eesti spordiajaloost, mida mina ei nimetaks nüüd mingiks väga spetsiifiliseks valdkonnaks. Arusaadav ja kui me mõtleme tegelikult sellele, et kui Eesti riigi ja erinevate institutsioonide puhul raha jagatakse tihti nii, et Eesti kultuuri tutvustamine, eks ju, viiakse mingid esinejad välismaale, tehakse mingi muuseum, ühesõnaga kõik see, siis kui me räägime spordist, siis meil on nagu need erinevad spordialad, aeg-ajalt keegi tõuseb, saab korraks staariks, mitu aastat on kuulus siis, aga üks spordiala, mis meil on ikkagi järjest olnud aastaid väga Eestit tutvustav, on ju tegelikult mootorisport. Märtin, just ralli, kõigelt oli Märtin, siis oli väike paus, siis tuli, Ott Tänak on olnud ju aastaid ikkagi tippspordis tipptegija ja nagu kõige rohkem pildis üldse vist, mis olla saab nagu. Ja tõesti, ma ütlen, ma ei tea, võib-olla seal on mingi riigi toetus, võib-olla mingi põhjus, miks ei ole Momu nagu võib-olla tahtnudki väga palju sellega siduda või siis tõesti ei ole antud, eks me uurime seda edasi. Tundub küll nagu mingi asi, kus võiks nagu riigi poolt mingi tegevuskulude toetus olla, sest see ei ole ühe venna mingi autokollektsioon, mille toistis kokku, mille ta võib-olla järgmine aasta müüb, eks ju maha, sest et see on täiesti
eraasi, vaid see on ikkagi ju väga oluline. Ja no seda kollektsiooni on kokku pandud aastakümneid, 40 aastat on jutuks olnud. No ma ikkagi võtame selle jutu kokku, et pikaks ei läheks kurb uudis, aga ma loodan, et siin ikkagi sügise jooksul mõeldakse midagi välja ja et seda nüüd ei jaotata laiali ja tagasi ja nii jääbki. Et okei, tähtsamad kombed viime sinna spordimuuseumisse siis ja ongi kõik. Et see oleks nukker küll. Nii, Monterey autonädal. Püüame natuke tuju üles tõsta. Ehk siis me Tõnuga oleme mõlemad Goodwoodis käinud ja me kuidagi võrdesime, et kui Goodwood tundub, kui esimest korda sinna satud või teist korda, seal on ka kõik need superautod on kohal, autod, mida sa mitte kunagi ei näe tänavatel. Räägime siis esialgu nagu uutest autodest, see superautode paddock, kus sa saad kõndida, kõik, ma ei tea, Aston Martin, Valkyrie, kõik versioonid, eks ju, väljas, pannakse käima, sõidetakse sinna Mäkke sõiduvõistlusele läbi rahva, niimoodi. McLarenid, tutikad, kõik. See on kuidagi niisugune mõnusalt teistmoodi maalähedane või ta on nagu, ongi, siis lähed ostad sealt oma purksi ja võtad võib-olla isegi õlle näppu ja siis lähed vaatad neid vanu autosid, mille hinnad on ka tihti 20 miljonit ja 30 miljonit seal samamoodi rahva vahel sõidavad. Siis see Monterey on sama asja nagu VIP-versioon või nagu veel tase ülesse. Et kui seal Goodwoodis näidatakse superautode tavaversioone, nii palju kui saab Valkyrie kohta öelda, siis Monterey's me näeme sellist autost, mida toodetakse näiteks ainult üks. Ja sellel on omanik olemas ja see maksab X $10 miljonit. Ja ma ei teagi seda, kui seda Monterey tausta, ilmselt rohkem teatakse seda Pebble Beachi autokonkursina, kuigi see Pebble Beach on ainult üks osa sellest kogu siis Monterey autonädalast, nagu seda viimasel ajal kutsutakse. Ja ütleme, et seal ongi ala, kus see toimub, on päris suur, et üks asi on see Pebble Beachi autokonkurss, mis on seal päris Vaikse ookeani ääres, siis on seal see Quail, oma ala, kus on ka siis need moodsamad autod, siis selle nädala jooksul toimusid 5 oksjonimaja oksjonid, autooksjonid, kus kokku müüdi maha 1200 autot ja mootorratlast, et nende jaoks on kõigi jaoks ju vaja mingit toimumiskohta. Peavad sinna ümbruskonda ära mahtuma, siis on seal maha märgitud selline 17 miili pikkune marsruut, mida tavalisi teid mööda, aga et näiteks sellel autokonkursil oma vanasõidukiga osaleda, et sa saaksid siis nii, et sul oleks kõik nagu tingimused täidetud, et sa pead näitama, et sul see 100 aastat vana Hispano Suisa või Rolls Royce, et on sõiduvõimeline, sa pead selle 17 miilise ringi selle autoga läbi sõitma, mis pealtvaatajate jaoks tähendab siis seda, et nad saavad neid autosid seal selle marsruudi tee ääres tasuta vaadata tegelikult, et minu arust see ongi hästi oluline osa ka, et isegi kui sa seda $600 piletit ei osta sinna kõige epitsentrisse, et tegelikult sa saad sellest Monterey autonädalast osa ka põhimõtteliselt tasuta, et oled sinna kohale lennanud, et sa saad sellest mingist feelingust, mingitest superautodest, uutest ja vanadest saad kindlasti osa. Ja mis seal veel paralleelselt nagu oluline on mainida võib-olla just Goodwoodiga võrdluses, on see, et seal samas Monterey kõrval asub Laguna Seca ringrada. Et siis sellel Laguna Seca ringrada rajal nendel päevadel toimub siis historik võidusõit, mis on siis, ütleme, üks ühele võrreldav Goodwood Revivaliga, mitte siis kiirusfestivaliga, vaid Revivaliga, mis on ka samamoodi historik võidusõit, kus Ferrari 250 GTO-d panevadki rattas. Et see oleks siis niisugune lühikene ülevaade, et kihvt oleks, kui keegi suudaks nagu vaata tänapäeval mõõdetakse kõik rahas, et mis summa eest autosid sinna kokku nagu oli toodud, mitte ainult siis oksjonitele, vaid ka näitustele, võidusõitudele. Et mul on nagu oksjonitest selline umbkaudne ülevaade, et oksjonitele läks kaubaks umbes $400 miljoni eest autosid ja mootorrattaid. Yeah. Aga see on ainult osa nendest autodest, mis seal kohal olid, et minu, päris selgelt kõige kallimad autod seal ei olnud veel müüa, need olid lihtsalt näitusele välja pandud. Jah, pluss siis see, et need autod ka mida uute osas, kas siis tehti diile seal või
ühesõnaga, lihtsalt selle asja nagu mastaapi näitab see, ütleme, et Lamborghini, räägime praegu uutest autodest ja siis me võtame need oksjoni tulemused ja need vanad autod ette, mis seal konkuuril olid, millest sina tead rohkem, aga Lamborghini tõi jälle välja järjekordse oma sellise eriversiooni, Fenomeno, mis siis baseerub uuel sellel Revueltol. Kõik Revuelto on 1001 hobujõudu, siis sinna on veel juurde pandud, süsinikplasti, täiesti teistsugune kere, eks ju kõik, aga tegelikult me oleme neid autosid näinud Lamborghinil päris palju. Neid tuleb selline, teeme jälle 30 tükki, kus see Lamborghini muuseumis ma käisin siin eelmine suvina. Seal on ka välja toodud, seal mingi Senza ja sellised Veneno ja et igal teisel näitusel oleks selline Lamborghini täielik staar. Praegult uudist tuli välja, sellepärast, et Gordon Murray tõi välja 2 uut autot, millest üks sisuliselt näeb välja nagu legendaarne McLaren F1 moodsas kastmes. Just, ja mitte see, et keegi on teinud kuskil resto moodi, vaid Gordon Murray ise, eks ju. Et selline tase, et siis kõik muu kahvatus selle kõrval, ma arvan, et see on selle uute autode seas oli see vist, kuigi siin on Ring Brothers ja Aston Martin DBS, mis on ka mingi täiesti, me räägime ilmselt miljonist euro või dollarist, Myers-Manxi mingi eriline kõrbepagi, Lexuse kontseptauto. No Bugatti Broilard, üks auto, eks ju. No eks neid asju ka ajastatakse. One hypercar. Eks neid ajastatakse ka, et need margid, et Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, et ei ole päris siuksed margid nagu Hyundai, Kia või Opel. Jah, igast restomaadid, et me ei jõua neid nagu ette lugeda ja ma arvan, et autohuvilise sotsiaalmeedia feedist on nad kõik läbi käinud, aga nagu korraks sellel Gordon Murray asjal ma ikkagi peatuks, et oli 2 autot, millest siis mõlema jõuallikas on see sama vabalt hingav V12, mis on T50. Et moodne mootor, mitte McLaren F1 mootor. Just, aga need autod on, üks on Le Mans, nimi oli GTR Le Mans, mis on ma ei ütleks, et ega see T50 ka mingi ilus. See on nagu põhimõtteliselt ainuke asi, mida selle Gordon Murray T50 saab ette heita, et ta näeb jube tavaline ja selline tähelepandamatu igav välja. Põhimõtteliselt ainuke kriitika vist, mis on võimalik teha. Siis Le Mans on sama auto, nagu oleks ütleme, nagu Lamborghini oleks selle ette võtnud, pannud külge kõik, kere laiendid, süsinik, kõik, et muidugi on siin taga teadus, ükski asi ei ole seal kindlasti küljes sellepärast, et äge oleks, aga midagi erilist on nüüd mulle ei tundu. Neid tehakse vist 25 tükki. Nojah, aga eks nemad peavad ka ju oma klienti tundma ja kui klient sellist asja tahab ja tundub, et tahab, siis tuleb ju see raha ära võtta. Vabandust, 24 tükki, üks iga Le Mani tunni kohta. Just, jah. Et ja veidral kombel hoolimata sellest siin on kõikest asju juurde pandud ja niimoodi kaalub see auto ikkagi koos vedelikega alla tonni. Aga kõik see mootor kerib ikka 12,100 pöördeni, et kõik need T50 asjad, see surujõudu tekitav propeller on tagant kadunud. Et siis rohkem on pandud auru sellele keredetailide aerodünaamikale, mis teda vastu teed peavad suruma. Aga siis see F1 LM. Kas S1 LM? S1 LM, jah, S1 LM, sest et F1 ei või ei taha kasutada. Tagant vaadates sisuliselt, tõesti, F1, McLaren F1 oma nende ümmarguste tuledega, mis on tehtud tänapäevaseks, tuled on muidugi LED-id, suur tiib on ka, sest ta on tehtud selle LM nagu, ehk siis selle Le Mani võidusõidu versiooni järgi. Eest, ma ei tea, mis nad esituledega tegid selle, et nad kitsad triibud, et seal nad on nagu natukene teist teed läinud kui selle originaali puhul. No jah, tagant tundus nagu restomood või midagi siukest või isegi külje pealt. Külje disain on ka hästi selline. Eestvaates on ikkagi teistsugune auto.
samamoodi jälle alla tonni, et selle kõik T50 omadused on olemas. Seal mõlemal puhul on natuke mootorid ka sätid, midagi on seal muudetud. Aga mis meil Evost jäi silma, meil kaasautor Sulev Ladva, kes seal nupu tegi, kontrollis mitu kord üle, kas ta luges õigesti, et me nüüd ütle, et see on fakt, aga neid S1LM tehakse 5 tükki ja kõik ühele inimesele. Et nagu, mulle siin natukene selles mõttes kihvatas, sest et Gordon Murray on ju, ta on nagu mõnes mõttes, mina ei ole kunagi olnud hea kapitalismi vastu ja kasumit peab ka teenima ja kui sul on võimalik, kui sul on keegi kuskil, kes maksab 5 auto eest, eks ju, mis iganes nende hind on, ega me ei tea, ma arvan, 15 miljonit, 10, vahet ei ole tegelikult. See raha tuleb vastu võtta, aga nagu, ta mõnes mõttes on selline põhimõtte kindel, et ta ju väidab, et teda ei huvita mingid ringiajad. Et tema kunagi, et see Gordon Murray Automotive ise ei lähe kunagi Nürburg ringile oma seda T50 aega. Nad vist ei ole isegi 0-100 ja neid andmeid ametlikult nad ei anna. Nad rõhutavad, et oluline on see sõidurõõm ja sõidulust, mitte numbrid. Just, et temas on nagu mingi teatud põhimõttekindlust ja siis on see, et sa teed nagu sellise auto ja siis nagu ainult ühel nagu natukene liiga selline rõve ärimaik on selle juures, nagu sa teeksid Brunei Sult, me ei tea, kes see ostja on loomulikult, aga nagu sa teeksid Brunei Sultanile veel 20 McLaren F1. Kuigi me ütlesime, palju nende tootmisarv oli? McLaren F1, koos võidusõiduautodega 106 tükki. 106, aga siis tuleb, keegi lajatab sulle nagu lihtsalt sellise praki laual ütleb, et tee mulle veel 20 tükki. Ainult mulle, kõik tee roosad, just. Et mulle natuke see... Brunei Sultanil peaks neid F1-sid olema ka, lähes 10 tükki. Ma arvan, isegi Brunei Sultan täna vist ei ole enam see tellija ka, sest ta vist see Brunei poliitika ei ole nagu enam igasuguste vähemuste ja kõige suhtes ei ole enam parketikõlbulik, nii et ükski firma, isegi kui Brunei Sultan on jätkuvalt mingi suur ostja, et siis keegi ei taha enam siduda nagu tõenäoliselt temaga. Aga neid rikkureid on veel. Mulle jättis see natukene nagu sellise halva mulje. Las teised ka ikka sõidavad, et T5 tükki, selle vastu mul ei midagi, et kui Gordon Murray otsustab, et ta teeb selle auto, selle hinda 10 miljonit, ma ei tea, kes tahab, aga et nagu selline eritellimusele ja aga muidu äge. Nii, meil on saates mitmeid teemasid, nii et lähme nüüd oksjoni tulemustega. Et ma arvan, et sul on peas vist paljud asjad, siin on mul lugu lahti top 10 results RM Sotheby Monterey auction. Ja esikahne pilt, selle sa ise vist oleksid ka sisse toonud. Ferrari SP3. Kas on Daytona käib ka juurde? Ei käi. See on siis üks nendest ainu eksemplaridest. No täpselt nagu... Ja Ferrari Daytona SP3 tailor-made. 26 miljonit. Ja, SP3 ei ole ju mingi nii... See ei ole ju ainu eksemplar nagu mingi... SP3 iseenesest minu arust on Eestiski üks SP3. Vähemalt pidi tulema, mulle kunagi vihjati. See konkreetne oli siis, ta oli eri värvi, et oli ühelt poolt kollane ja teiselt poolt must ja kindlasti oli tal eri sisu ja eri väljed, aga ta tundus täpselt niimoodi, et kuidas 26 miljonit siis maksab, kui tavaline SP3 on pigem nagu siuke mõne miljoniline auto. Just SP3, nii, okei, ma leidsin üles, see on nagu SP3 tehti 599 ja see on Gialla Modena livery ja on 599 plus 1 entry beyond the original run. Et nagu tegime ühe juurde, värisime teist värvi. What's the catch nagu, kus seda see auto ja teised oksjoni tulemused laias laastus peegeldavad praegu seda, et moodsad, päris uued superautod ja moodsad superautod on tohutult kuum kaup. Et see on olnud niimoodi juba tegelikult 2-3 aastat, et oksjonitel ei tee ilma siin võib-olla mitte niisugused pool sajandit vanad või sajandi vanused autod, vaid ongi sellised selle Ferrari näitel ka siis päris tuttuued aasta-paari vanused, 10 aasta vanused või 20 aasta vanused superautod, mida siis arvatakse, et kollektsioneerib siis järgmine põlv rikkaid autofänne, kes on siis mis iganes äris, aga arvatakse siis, et mingis digi- või AI äris, eks ole, rikkaks saanud ja nende jaoks see moodne superauto läheb rohkem korda kui
kui mingisugune 100 aastat vana Lagonda või Bentley. Et need on siis sellised autod, mitte siis ainult ainueksemplarid, vaid ka igasugused Bugatti Chironid ja Veyronid ja Ferrari Enzod ja LaFerrarid ja F50. Huvitav on ka see, et lisaks sellele Ferrarile oli veel mitu mudeli põhist rekordit, et näiteks Ferrari F50 hinnarekord tehti, et Ferrari see oli kusjuures kollane auto, mis on haruldane F50 puhul. Selle eest maksti 9, midagi miljonit dollarit ja Ferrari F40 puhul oli ka üks üpriski haruldane ja eriline versioon, üks siis nendest LM versioonidest, mille eest maksti veel rohkem, mingisugune 11 miljonit. Et need on nende konkreetsete mudelite hinnarekordid ja siis vähem tuntutest veel võib-olla nagu Pagani ja Koenigsegg, kes on ülitugevalt pildil, et sõltumata siis mis mudel täpselt või mis aastast see Pagani või Koenigsegg on, et need on ammu ilma miljoni autod ja mitte pigem nagu 1 miljoni autod, vaid et pigem 3 miljoni autod, et sellised asjad on ülikuum kaup. Ei, absoluutselt saan aru, siin on ka selle konkreetse Sotheby's oksjoni 6. kohal on Ferrari LaFerrari, 5,2 miljonit, ma ei tea, mis oli... Lihtsalt need hinnanumbrid üllatavad, et need autod on varem ka nendes toppides olnud, aga need hinnad on nagu juurde visanud tublisti. Jaa, saad aru, et need autod jäävad aina vanema, ühesõnaga mõni on võib-olla isegi puruks sõidetud, minu arust nii F50 kui ka LaFerrari tootmisarvud olid kindlasti väiksemad ju kui see 599. Ja neid tehti umbes 400, et selles mõttes jah, et... Ma arvan, et see SP3, ma arvan, et see oli, nagu öeldakse, et sul on mingi oksjoni hinna kõrgeks ajamiseks tihti vaja lihtsalt 2 purjus miljardäri, kes istuvad kodus ja jah, aga see ei ole normaalne. Neid miljardäre oli seal siis ju 400 miljoni dollari jagu umbes. Ja kui veel F50-st rääkida, siis lihtsalt näituse alal oli saadud kokku 18 Ferrari F50, nendest 400-st, mis tehti või 350-st. 18, nende hulgas siis hüper haruldane Ferrari F50 GT. Et mis võitis ka mingisuguse auhinna, et auto, mida ongi maailmas ainult 2-3 tükki. Lihtsalt, et seda Ferrari F50 ju enam juurde ei tehta, aga minu arust see SP3 Daytonat Ferrari võib mingi hetk avastada, et teeme 599 + 1 + 4, eks ju, et okei, kaua me sellest jahume, see on igal juhul väga jabur hind ja ma arvan, et seal on midagi muud mängus, kui lihtsalt selle auto keegi näeb selles investeeringut. Jaa, eks ta järjest rohkem on niisugune rahamaibuline. Tema isa lemmik värvitoon oli kollane ja must ja siis ta sellega austab oma nagu pärandit. Aga ma nüüd jätaks sulle, et mis sa välja tooksid? No oli ka odavamaid autosid, ma arvan, kuna me ikkagi siin asume nagu Eestis ja mina vist esimest korda Ameerika oksjonitel panin tähele, et ühe teise firma oksjonil oli müügis Lada Niva. Oli oksjonil siis Lada Niva, selle eest oodati see prognoosin $400. Paku veel. Okei, ma saan aru, kuna ta on USAs on ta ilmselt haruldane rariteet. Ma arvan, et täitsa tundmatu auto USAs. No jah, aga 2500, paned 10-kordselt mööda, et tema eest oodati $25,000, see oli üle eriti koledat helepruuni värvi eksemplar võõras, aga ei makstud nii palju. Oli kas see tüübi... Üle 25 aastast selle autodele Ameerikas on lihtsam saada kõiksugu dokumente. Et ma mõtlen lihtsalt, et okei, jah, seal on päris palju ka sellised Vene ju immigranti, kes samal nalja pärast võiks sellise osta. See auto müüdi $14,000 eest, mis on eks see oli korralik auto ka, aga siiski hind, mida ise võib-olla ei maksaks, aga sellele vaatamata ta ei olnud nende erinevate oksjonite kõige odavam auto, et oli ka täitsa selliseid, kuidas ma ütlen, meie mõistes hobiautoskeenel figureerivaid sõidukeid, et kui me räägime siin miljonitest, siis paratamatult need jõuavad pealkirjadesse, aga tegelikult kui me räägime 1200 sõidukist kokku, siis nende seas ikkagi julgelt pooled olid sellised autod, mille hind oli kindlasti nagu 5-kohaline või isegi 4-kohaline. Aga kui ma vaatan selle Sotheby's oksjoni, et sellist erinevad paar vana Ferrarit on siin top 10 250 GT-ga, neid oli ka ju nii tohutud erimudeleid toona, et aga kas mõni selline, kas see 26, kas ühtegi need vanurid seekord siis ei oldki ühtegi mingit mitme teist või paarikümne miljonilist autot ka teistel oksjonitel? Oli küll üks Ferrari 250 GT Spideritest, California Spider, tegi ka 25 miljonit midagi. Okei.
ja selliseid 10 miljonilisi autosid, noh, nad kipuvad olema Ferrarid. Neid ikka oli seal ikkagi päris palju. Mina kuulsin ühest podcastist ka seal, et läheb oksjonile üks Nissan R34 põlvkonna GTR, mis on tehases, et see ongi, seal on ka oma tehase programm, nagu on see Ferrari Classice, kuidas täheldad? Classice. Et ongi, Nissan sisuliselt teeb GTR-i sulle täiesti uueks, selle läbisõit oligi märgitud 36 kilomeetrit, ehk põhimõtteliselt uus auto, kõik, minust et seal kõik paketid ka peal, see V-spec, Nismo. Mis selle hinnaks tead see? Ma nüüd peast ei ütle, aga see läheb jälle sellesse moodsa superauto kategooriasse, eks ole, et meeletu hinnatõus on olnud sellel R34 GTR-il, kui ta on veel, eks ole, Nismo ja V-spec ja kõik, ta võib olla ka nii-öelda tavaline. R34 GTR, tavaline, et nende hinnad on täiesti pöörased ja me räägime juba erimudelite puhul, nagu see Nissani restaureeritud auto, see oli ju ikkagi vaata, et miljoni auto ja teine sarnane Jaapani auto on siis mitte siis tavaline Honda NSX, vaid Honda NSX-R, mida on justkui kuskilt leitud nagu terve pesakond viimase aasta jooksul ja paisatud erinevatel oksjonitel, et neid NSX-R oli Monterey oksjonitel 2 tükki, üks ühel oksjonil, teine teisel oksjonil ja nende hinnad läksid ka kaugelt üle 500 000. Et see, ütleme, Jaapanis superauto pool on ka nagu väga tugevalt tõusul. Võidaks seda NSX-R-i müüdi ametlikult ka Amerikas või? Ei pruukinud. Paljud autod avastatakse Ameerikas 25 aasta vanuselt ja vanemana. Ma tean, et Jaapanis või ühesõnaga mingid Ameerika firmad on, nende ärimudel ongi paaril aastal olnud see, et nad ostavad Jaapanis lao täis, ühesõnaga kõik Skyline R34 GTR-id, mis nad saavad ja need seisavad Jaapanis niimoodi tõk reas, kuniks see 25 ja siis nad tulevad USA-sse, et see läheb praegult seal väga hea äri on nendega. No tõesti, et Nissan R34 maksis uuena, teda küll ei müüdud siis, eks ole, vasakpoolse rooliga, aga UK-s teda müüdi parempoolse rooliga, ta maksis uuena 50 000 naela umbes, mis oli maru suur raha, sest et Subaru Impreza ja Mitsubishi Evo olid ikkagi vaatad poole odavamad, mis toona olid sellised kõvad kiiresõidu autod, aga GTR oli nagu 50 000, ja täna on siis 500 000. Ja äri. Mis seal siis sellel Concorde Elegance'il, mis see sealt, see on täielik sinu mängumaa. Ma tean, kes võitis, see on üks väga eriline auto, aga... No Concorde Elegance, see on siis autoilu konkurss, mida on Pebble Beachis peetud aastast 1950. See on päris minge pika ajalooga sündmus ja siis Pebble Beachi konkursi võitja, see on selline kvaliteedimärk, mis loeb veel ka aastakümneid hiljem, et see on kindlasti selline asi, et kui sa oled selle konkursi võitnud või seal ka mingile kõrgele kohale tulnud, siis kindlasti see nagu paneb su autohinnale kohe hoobilt juurde, eks ole, kui sa peaksid hakkama seda müüma. Et seal üldse, see on selline kutsetega üritus, et sinna kõik autod kutsutakse siis nii-öelda et sul on nagu juba enne, see latt on juba enne kõrge ja ma saan aru, et seal koha peal üritavad ajada selline... kõrgemaks. Et seal oli, et jah, sinna, et ostad selle Lada Niva sellega, sinna väga asja ei ole. Aga seal oli ainult mingi 200 midagi autot ja nende hindamine žürii poolt, see on omaette nagu, kuidas ütelda, et kui seal mõni auto ikkagi auhinna saab, siis see on teenitud auhind, et seal see žürii on, koosneb nii uskumatutest oma ala korüfeedest, et suu jääb lahti, et seal on, hinnataksegi Viimse, mitte piltlikult öeldes Viimse Seibini, aga päriselt hinnataksegi Viimse Seibini, et see... Ma kujutan ette, nad on ju ennem siis nendest autodest ka juba üle käinud, et nad üldse saaks sinna... Paljud selle taseme autod on alates sellest aastast 1950 sellel konkursil võib-olla varemgi osalenud, mingi temaatilisel näitusel seal olnud, et nendega ongi see, et või on see auto siis nagu uuesti restaureeritud veel paremini, kui ta enne oli restaureeritud. Et see on ikkagi täieline, see ongi see nagu restaureerimisvõistlus, mis võib olla
noh, kas on või ei ole vanatehnika tegelemise eesmärk, et kui sul on raha juba nii palju, siis ilmselt see on see eesmärk, eks ole. Et sa mitte ainult ei naudi oma autot sõites ja vaadates, vaid et sa tahad ikkagi olla siis nagu mingisuguse maailma parima vana auto omanik ja maailma parimaks siis tänavu valiti 100 aastat vana Hispano Suisa, mille kohta sina küsisid, et see punane, eks ole. Et tegelikult et jah ja ei, et on ja ei ole punane, et ta on punakas sellepärast, et see auto kere välispind on puidust, et mahakonist kerega, mis meenutab, ma ütleks, paati, öeldakse siis jah, et nagu torpeedo kerega Hispano Suisa, mis siis selle autol on huvitav ajalugu ja siis ta on nüüd jällegi nagu uuesti ära restaureeritud, et see auto oli seal samas Monterey autonädalal oksjonil 2 aastat tagasi, ta eest maksti 9, midagi miljonit dollarit ja nüüd on teda natukene siis vuntsitud selles mõttes originaalile lähedasemaks, nagu ta oli aastal 1924 ja noh, seekord ta ei olnud seal müügil, ta võitis ära selle konkursi. Ja nüüd läheb müüki. Aga täpselt see järgmine küsimus ongi, et mitme aasta pärast me näeme teda seal müügil, aga noh, ei tea, infot ei ole selle koha pealt. Kui ette puidust auto, et nagu kui ta on raske või vastupidi on ta siis ikkagi nii peenelt tehtud? See nagu... olla uuena olnud ülikerge see kere, et ta on, ma ei tea, lugematutest puitliistudest, mis on ühendatud siis neetidega ja see olevat uuena olnud kerge, et ju need liistud on seal lihtsalt nii õhukesed. Ise ei ole, ma olen sarnaseid puitkerega autosid selles mõttes väljastpoolt paistvalt puitkerega autosid näinud, aga noh, päris niimoodi katsunud, et kui rasked või tugevad nad on, seda võimalust ei ole olnud. Okei, Monterey autonädal, Pebble Beach, kõik need asjad, et noh, siin anda nüüd soovitust, et kindlasti järgmine aasta minge, noh, muidugi minge, aga see nüüd ei ole päris esiteks juba Ameerika reis, seal elamine sellel ajal pigem kallis, et see on selline luksus asi, aga jumala eest, kui keegi selle ette võtab, siis andke meile kindlasti teada, kindlasti tahaks teiega sellest rääkida. Aga räägime siis nendest klassikutest, Concouri autodest, millega sina siin hiljuti sõitsid 2 tükki. Esimene neist, millest on autolehes praegult juba lugu ilmunud, oli Youngtimer Campi võitja Citroen CX. Kui ma vaatasin kiire pilk Wikipeediasse, seda tehti, eks ju, väga pikalt toodeti ja selle nii-öelda, ma just mõtlesin, et see, millega sina sõitsid, on maru moodne välja, et mulle meeldib ikka selle eelkäija rohkem, aga tegelikult see ei ole eelkäija, see on sama CX, lihtsalt tema disain on aastatega muutunud natuke teravamaks, natukene moodsamaks, aga auto on sama. Ja auto on sama, teda nimetatakse, prantslased nimetavad Phase 2, eks, me ütleme mudeli uuendus või facelift, et see konkreetne auto oli aastast 87, ehk et siis hakati tootma vist 74 või 75. Just, et see auto on mudelina, on ta umbes 50 aastat vana, sest et ta 50 aastat tagasi krooniti Euroopa aasta autoks oma uuenduslikkuse tõttu, et selle auto eelkäija oli siis Citroen DS ja selle auto järgnane oli Citroen XM, et kõik sellised väga omamoodi autod, mitte ainult disainilt, vaid ka tehnolahendustelt. Ja ma ei mõtlesin ainult seda hüdropneumaatilist vedrustust, vaid seal neid huvitavaid asju on veel. Ja selle autoga oli huvitav sõita. Ma ütleks, et selle autoga, see auto võitis Youngtimer Campil parima Youngtimeri tiitli, et ma ütleks, et selle autoga üks asi on siuke sõiduelamus, aga teine asi, et seda autot on huvitav lihtsalt ka vaadata nii väljast kui ka seest, et tal on juba nagu staatiliselt sa avastad seal selliseid veidraid lahendusi, nagu näiteks see nõgus tagaklaas, eks ole, mida on Citroenidel ka hiljem nähtud, aga tagaklaas on nõgus, et siis et ta ei lähe tolmuseks. Siis kuidas selles autos sees käivad... Mis mõttes nõgus, et sealt läheb mingi tuulevood lähevad üle? Tuulevood lähevad üle niimoodi, et sul ei ole tagumist klaasipuhastit vaja. Et okay. Ta on luukpära, selles mõttes jah, et me ei öelnud, et ta on luukpära kujuga auto, ta ei ole küll tagant luukpära, tal on üsna väike tagaluuk, et klaas ei avane, aga klaas on nõgusa kujuga. Et hiljem on seda nähtud ka viimati vist Citroen C5-l. Aga ühesõnaga, mis seal veel huvitavad, siis jah, see hüdropneumaatiline vedrustus on väga kiht, see
teeb teelainetega võlub ära, et tee peal nagu laineid ei olegi, et sõidad nagu laine tipus, surub kokku see vedrustus ennast ja laine põhjas, siis sirutab ennast välja niimoodi, et sina autojuhina tunned, nagu sa sõidaksid niimoodi mööda sirget teed. See on nagu need stadium truckid sellised, mis teevad neid võimsaid hüppeid või... Midagi sellist, jah, et ta üritab sama kõrgust hoida. Mina sõitsin hiljuti, ma räägin sellest järgmises saates lähemalt, siis uue Volvo EX90-ga, mille peaks olema nagu, mitte peaks olema, tal ongi õhkvedrustus, ta on luksusmaastur, eks ju, kõik. Ja kõik hästi, aga nii kui ma jõudsin kehvale teele, auklik asfalt tee, korraks isegi võtsime ampsukse kruusateed ja ma juba tunnen, et tegelikult nagu põrutab või et kui ma paneksin nagu selle, võtame selle teoreetilise näite, et ma panen kohvitassi armatuur laua peale, et kas Citroenil nagu siis on, oled sa midagi moodsat kohanud sellist, mis oleks nii vähme? Siin ongi see, et seal on vahe, kas on õhkvedrustus või on hüdropneumaatiline vedrustus, kus on õhk ja õli koos, eks ole. Tähendab, mitte koos, vaid ühes süsteemis koos, eks ole. Et ta on selles mõttes teistsugune. Ma olen sellega väga hästi kursis, et õhkvedrustus kipub sellistel väikestel konarustel raputama. Ja seetõttu on minevikus ka mingitel autodel loobutud selle lahenduse kasutamisest, et ta ei ole nagu piisavalt hea, et ta on nagu suurtel konarustel hea, aga mitte väikestel. Aga see hüdraulikaga õhkvedrustus, ütleme siis nii Citroenil, et ta on teistsugune. See teelainete ära silumine oli minu jaoks kõige suurem nagu üllatus, sest et sisuliselt vedrustus vahepeal selles laine põhjas siis tõstab autot, aga tõstab siis vedrustusest autot, mida õhkvedrustus ikkagi ei tee, aga teistpidi jällegi, kui ma selle sama Citroeniga, mis oli 40 aastat vana ja sõitnud 400 000 kilomeetrit, jõudsin kah selliste väiksemate konaruste peale, siis nendel väiksematel konarustel, teravamatel konarustel, raudtee ülesõidul näiteks, et seal ma midagi väga imetabast välja nagu ei tooks. Aga jah, ühesõnaga kihvt auto, kes autolehti juba luges, et palju huvitavaid lahendusi raami peale ehitatud, kuigi Citroen oli ammu ilma juba ehitanud, ilma raamita kandevkerega autosid. No miks see oli selle vedrustuse jaoks või... Seal oli, ilmselt seal oli mitu põhjust, aga kuna see automootor asub ees, veavad esirattad, eks ole, milles kah Citroen on ju üks Euroopa pioneere, et kogu selle mootori ja vedrustuse kinnitumine kere külge oli ühe abiraami kaudu nii keeruliseks ja omapäraseks aetud, et sealt vist oli nagu järgmine loogiline samm nagu ülejäänud kerega ära toetada raami peale niimoodi, et see tervik saaks nagu piisavalt jäik, sest et sellest autost tehti ju ka pikendatud kerega versioone ja universaale, mis olid ka pikendatud, ehk et sa teed auto 25 cm pikemaks, siis sul on jäikusega kohe probleem, eks ole. Ja olid ka kabrioletid, küll eritellimusena, mis vajavad ka ju raami. Sul oli selle asja, sa olid sellest autost tundus suhteliselt vaimustus või täpselt see, et kõik on seal eriline, kõik jäävadki alati kinni selle vedrustuse juurde, sa leidsid selle rool, nupud on teistmoodi asetatud, et seal vist nagu... No, rool on ühe kodaraga, roolil on üks kodar, see tähendab seda, et sa näed super hästi kõiki näidikuid, mis on siis nagu roolist läbi vaadates, aga kui sul on nähtavus nii hea näidikutele ja armatuur lauale, siis on mõistlik sealt need hoovakesed, suunatulekangid, need sealt ära võtta, sest muidu need on nagu ees, see tähendab seda, et kõik tulede lülitamise, suunatulede lülitamise, klaasipuhastite lülitamise, sa pead kuidagi teistmoodi lahendama ja see oligi lahendatud siin hoopiski nagu armatuurlaua peal teistsuguste pöördnuppudega, klahvlülititega, et lihtsalt kui sa hüppaksid sinna rooli ja peaksid nüüd kohe vajutama suunatule sisse, siis sa ei suuda, sa ei tea lihtsalt, kus see on, aga samas kui sa nagu natukene nagu vaatad, istud, harjud selle armatuurlauaga, siis ei saa öelda, et see oleks ebaloogiline. See on tegelikult loogiline ja see tegelikult toimib, nagu kui sa oled juba 5 minutit sõitnud, juba toimib. Nagu täna pealt Tesla pani suunatuled rooli peale, kõigil algus ka, et tükk aega, käega tõmbad tühja sealt rooli tagant, sest seal ei ole kangi, tegelikult on rooli peal. Aga üks asi oli tavaline ka. Ja erilised olid veel ka mootor ja pidurid, mis töötavad selle sama hüdraulika pealt, mis on ka omaette nagu harjumine. Pidur siis hästi järsk ja rool siis omapärase tagasisidega, aga mootor on tavaline 4-silindriline karburaatormootor, kuigi Citroen jällegi ka sellele autole ei tahtnud panna tavalist mootorit, vaid tahtis panna toona 70-ndatel populaarset jutumärkides vankelmootorit, aga ikkagi viimasel hetkel
viimasel hetkel selle arendamisest loobus ja otsustas tavamootori kasuks, aga see vankeli arendamine oli talt nii palju raha võtnud, et firma oli pankroti äärel ja läkski pärast seda Peugeot alla või Peugeot'ga kokku. Nii et see X-i nimetatakse. Sellest ei ole ka mingit GTI varid, on sellel ka teisi, et konkreetsel autol oli kesine mootor, aga on ka paremaid. GTI-l on võimsam mootor, aga ta ei ole ta on ikkagi 4-silindriline, ta on seal, jah, kindlasti diisel on ka saadaval. Et lihtsalt, et ma ütleks niimoodi, et mootori poolest ei paku see auto sellist uuenduslikkust kui kõigi muude omaduste poolest. Omanikul ei ole see vist väga kaua olnud või kas ta jõudis ka rääkida, et kui palju tal nagu sellega, kuidas sellist autot, tal on väga heas korras, ta vist sai selle juba väga heas korras. See on huvitav, see on Soome ajalooga auto, jah. See on Soome ajalooga auto ja kuna teda on siiamaani hästi hoitud, teised siuksete vanemate Citroenide omanikud olid väga üllatunud selle auto kereseisukorrast, just põhjalt vaadates, et ta on roostevaba ehk et teda on juba Soomes siis, eks ole, meile sarnases kliimas on juba uuest saati järelikult kaitstud kõiksugu mökside ja korrosioonitõrjetega, mida on näha, et muidu ta ei oleks säilinud niimoodi. Ja praegu on sellele autole kulunud, ma ütleksin siis niukest nagu korrastus ja visuaalseid töid ehk et ta ei ole läbinud täis restaureerimist. Sest seda ei ole lihtsalt vaja. Aga sellist Citroenide elus hoidmine, kogu see pneumaati, kõik see vedrustus, et on seal mingi, on seal juppe, on seal nagu spetsialiste või millegi pärast need asjad ju kadusid ära Citroeni ja pole ka ükski teine autotootja neid võtnud kasutusele, sest ilmselgelt on seal töökindluse probleeme. Tegelikult ikkagi saadi see asi töökindlaks ja see asi toimib, kui ta on hästi hooldatud ja varuosadega on laias laastus niimoodi, et kuna seda autot tehti suurusjärgus 1,5 miljonit nende aastates jooksul ja teda saab tänaseni suhteliselt hõlpsasti osta ja mitte väga kõrgete hindadest, minust väga ahvatlev hobiauto. Sõidad ringi, inimesed jäävad vaatama, sest et ta näeb lihtsalt, esiteks ta näeb juba nii ja sõit on ka elamus ja kui see ongi sõit elamus, et mul tekkis hoopis selle lühikese roolis sõidu järel tekkis hoopis tahtmine, et ma tahaks järgmise sõidu seal tagaistmel teha kuskile kaugemale, et see tagaist on ka siukene nagu täielik sohva, kus mõnuleda. Tead sa, mis XM-il on samad asjad, kas XM-il on ka see hüdrogenomaatil? XM jätkas selle vedrustusega, sinna tuli elektroonikat juurde, mis muutis selle vedrustuse mingil määral nagu automaatselt reguleerivaks, aga siis mingil määral ka siis nupust reguleeritavaks. Aga põhimõtteliselt see vedrustus kanti üle XM-ile, omapärane disain kanti üle, aga ülejäänud Citroen XM on ikkagi juba unifitseeritud siis Peugeot 605-ga selle tõttu, et Citroen läks Peugeot alla pärast seda, öeldaksegi, et Citroen CX oli viimane päris siis sõltumatus firmas Citroen sündinud mudel. Okei, viimane küsimus. Mis umbes sellises seisus auto hind võiks olla, kui tahaks pealt osta nagu autot, mida ei viitsi taastama hakata, või tahaks kohe hakata nautima? Kusjuures ma olen enda jaoks juba tegin selle küsimuse enam-vähem selgeks, et ma ei ole ühtegi vaatamas käinud, mis reaalselt müügis on, aga minu arust see auto on, kui me ei räägi siis mingist GTI versioonist või Prestige versioonist, mis on siis pikakerega, et see auto oleks täitsa ostetav 10 000 euroga. Okay. Et kindlasti ei ole see siis veel murevaba ost, et seal tuleb kindlasti midagi teha, eks ole, nagu ka selle autolehes sõidetud auto puhul, aga ma arvan, et kuskil väike roosteplekk tuleb. Neid autosid praegu, kui leiab, siis ma ei tea, kuidas neid Soomest leiaks, aga ikkagi neid leiab Prantsusmaalt, et seal vast see rooste mure on väiksem, aga kindlasti mitte olematu. Kui Niiva eest 14 000 maksta, siis Citroeni eest 10 000. Pigem siis see. Pigem on odav. Nii, aga ma arvan, et me nüüd selle viimase autoga lähme veits nagu täiesti teise serva, kui me räägime lihtsusest ja sellisest nagu sama eriline auto, aga natuke vist teistmoodi eriline Lancia Fulvia Rally 1,3 S aastast 1967. 69 Fulvia Coupé. Fulvia Coupé, millega mina sain Messengeri aknast Tõnu silmi pööritama, sest ma arvasin kohe, et see on ju nagu, jube kihvt grupi test, et Alfa 2000, mingi GTV või mingi selline kõrvale, aga tuli mulle suure üllatusena, et Fulvia on hoopis esiveoline.
ja ma ei teadnud seda fakti, ma nägin Tõnu, ma nägin läbi ekraani Tõnu nägu juba, et kuidas ma sellise vea sain teha. No Lancia on jällegi üks esiveo pioneer Euroopas, aga see grupitest ei välistu selle esiveo pärast, et ma väidan, et see Lancia Fulvia Coupé sõidab ülisportlikult. Ja see ei ole ainult minu väide, sest see auto tuli ka ralli maailmameistriks aastal 72, et see sõidab supersportlikult, see sõidab palju kiiremini, kui võiks arvata 1,3 liitrisest kubatuurist. Kus kilovatt on? Kuidas kilovatt ja kaal? Kilovatt, me räägime 60-ndatest, eks ole. Seal on siis 90 hobujõudu, see on 68-7 kilovatti ja ta kaalub alla tonni niimoodi, et see konkreetne versioon on 930 kilo tühimassiga, mis Alfa toonase peainseneri arvates oli nõks raske, et oleks võinud kergem saada. Kergemaks sai HF versioon, mis oli... Alfa või Lancia inseneri? Vabandust, ma ütlesin Alfa või? Lancia. Ma mõtlesin, et Alfa tuli vaatas. Vangutas pead ütles. Lancia ise oli, aga ütleme, meie täna räägime 930 kilo, siis kindlasti tundub kerge ja see auto sõidab ülikergelt. Ja see, et ma tean, et me nüüd takerdume sellesse esiveosse, aga öeldes, et ta sõites ei tundu esiveoline, aga ta tõesti ei tundugi ja ma hakkasin mõtlema, et ma ei ole nagu... Ma ei ole varem midagi sellist nagu kogenud, et nagu rooli kaudu ei saa üldse nagu aru, et esirattad veaksid. Et ma saan aru, et seda võimsust ei ole seal väga palju, kuigi seda võimsust on seal ikkagi päris palju esimese, teise, kolmanda käiguga, et see mootor tahab pöördeid ja see mootor teeb imetabast häält. Sest see mootor on jällegi Lancia väga eripärane kitsa nurgaga V4, ühes plokis V4, siis mitte siis laiaks venitatud V-kujuline mootor ja see hääl ilmselt sellest omapärasest mootoriskeemist tulenebki, et see on üpriski võrreldamatu hääl, et ta ei ole nagu ridaneli, ta ei ole nagu bokserneli, väga kihvti häälega mootor ja pluss siis veel see disain, et Lancia enda disain, Coupé, just nimelt kui guugeldate, siis guugeldage Fulvia Coupeed, mitte sedaan on hoopis teine auto, aga kihvti disainiga pisikene auto ja see konkreetne auto jällegi üsna hiljuti Eestisse jõudnud ja selle konkreetse auto ajalugu on omakorda täiesti uskumatu. Et selle auto ostis Itaalia auto, eks ole, selle auto ostis siis, ma ei tea, kas võib öelda itaallane, aga ostis sitsiillane, noor mees Giacomo Palermost. Ta tahtis seda autot nii väga, et ta võttis selle auto ostmiseks laenu, see on siis näha nagu auto dokumentidest, auto ajaloost, ja see auto jäi talle 45 aastaks, ehk et ta sõitis selle autoga 45 aastat, ja vanamehena müüs maha. Et selle auto, see auto on tervenisti originaalkorras säilinud ja see ilmselt ainult tänu sellele Giacomole tuleb sellest tänulik olla, et seda autot on vist nagu uuest saati hoitud kui hobiautot. Et auto peal on kleepsud, mis viitavad sellele, et ta on osalenud mingisugustel Itaalia autoklubi sõitudel ja matkadel. See auto kerevärv on säilinud sellisena, et see oli kindlasti garaaži auto, sest muidu ta Sitsiilia päikeses sellisena ei säiliks ja sisu värske ja mehaaniliselt vahva, et 10 aastat oli see auto vahepeal Saksamaal ja siis Saksamaalt ta tuli nüüd tuli Eestisse, et imetabane leid, ma lihtsalt lisan siia juurde, et kui kellegi huvi tekib, et minu arust pigem auto, mis oma tehnilist ja visuaalset tausta arvestades minu arust väga soodne endiselt tänasel turul. Et kui sa neid tagaveolisi alfasid sinna kõrvale mõtlesid, siis need Alfa Romeod maksavad vaated 2 korda rohkem kui see Lancia. Ja puhtalt selle sõidumulje ja tervikmulje põhjal minu arust see hinnaerinevus ei ole kuidagi õigustatud, et minu arust mina võtaks igal juhul enne Lancia, sest et ta on nii üllatavalt odav. Nendele, kes ei tea nendest hindest, kas 30 000 korraliku? Ma arvan, et korraliku eest juba 20-25 000. Wow. Et kui sa tahad selliseid 1,3 S-versioone, siis võib-olla rohkem, aga ütleme, nende erinevused on suhteliselt väiksed ja oluline on ikkagi seisukord, eks ole. Et juba isegi 15 000-ega on pakkumisi, isegi vähem, aga siis ma arvan, see risk on ka palju suurem, et seal on ilmselt asju, mis nõuavad nagu rohkem tähelepanu.
Okei, kuidas, räägime, ma ei tea, praktilist asjadest sellise auto puhul veider, aga ta näeb piltidel ikka jube väike välja. No kaal näitab seda, et on, aga juhi kohal tahaistmel ilmselt, eriti kuna ta on kupee, pole mõtet. Tagaiste on olemas aga... mina ei proovinud, ma arvan, et seal saavad olla sellised täiskasvanud päris mitte. Ma mõtlen ka, et kui me räägime lastest, siis minul teismeline laps, eks oli ammu minust pikem, et see nagu... Ei, jah. Aga juhi koht, juhi kohal, kuna ta on esiveoline auto, siis tal see juhi koht ja põrand on imetabaselt avar, et tal on nagu sile põrand. Ja see loob sellise mõnus avarustunde, mitte siis ainult jalgadele, vaid tegelikult ma ei tundnud kuidagi, et pidi mul seal kitsas oleks. Jah, varu kuskile õlgadest või peast eriti ei jäänud, aga sõitsime omanikuga kõrvuti enam-vähem samakasvulised mehed, me ei saanud nagu aru, et kitsas oleks olnud. Aga ei muidugi mingi 2-meetrine sinna sisse ei mahu. Paraku. Okei, ma lihtsalt siin taustaks guugeldasin, kuna sa ütlesid, et Lancia Fulvia sedan on täiesti teine auto ja see on sa ju tead, eks, milline Lancia Fulvia sedan on. Siin ma oleks võinud kohe panna teise prohmaka ja öelda, et see on põhimõtteliselt nagu Alfa Giulia, see esimese generatsiooni Giulia lihtsalt nagu Lancia oleks võtnud ja teinud sellest mingi nagu tänapäeval, nagu see kere, et põhimõtteliselt sama auto, lihtsalt eri badge. Nad olidki üks ühele konkurendid, aga jällegi me... Välimus on lihtsalt nii selle Giulia sarnane. Jaa, mõnes mõttes küll. Siit saab jälle tõmmata selle paralleeli, mis pädes ka Citroen CX-i puhul, et Lancia puhul saab öelda ka, et see Fulvia jäi nende viimaseks iseseisvaks mudeliks, sest et sellel samal 69. aastal Lancia läks Fiati alla ja sinna Fiati alla kolis 80-ndatel ka Alfa Romeo ja siis olimegi jõudnud nii kaugel, et erinev disain natukene, erinev märk, aga tehnika oli seal all oli sama. No lahe, ilusaid pilte ja veel täpsemat juttu Fulvia kohta selle nädala, ta küll nüüd ilmub neljapäeval, sest kolmapäev on püha autolehes, kohe varsti ka Autogeeniuses ja ma ei tea, siit saatest minu arust on väga palju praktilist nõu. Esiteks, mis hinnad on miljonite kandis autodel, et kui siin plaanite osta ja teine siis see, et 2 väga ägedat hobiauto soovitust, mis on täiesti teistsugused. Kui ütleme tänavapildis olete te, vaatasime, et Lancia Fulviaid oli Eesti registris äkki 3 või 2, kuhu me jõudsime, 3 neist. 2 oli Lancia Fulviaid ja Citroen CX tegelikult oli 16 tükki, et mõned kaasmaalased on selle auto juba vastanud. Või on aianurgas lössi vajununa, näeb ka neid. Ühte tean kindlasti Tallinna ühel tänaval, minu arust üks lössi vajunud CX juba aastaid. Võt, aga äge saade sai. Aitäh, et tulid ja kohtume varsti jälle. Autotunni toob teieni Terminal. Oleme kaasaegsete energialahenduste teejuhiks, pakkudes kvaliteetseid kütuseid, elektriauto laadimisvõrgustikku ja kodulahendusi. Iga teekond on nauditav meie maitsva toidu ja kohviga. Terminal, meie perelt sinule.